Tallinna Sadam. See pole vaid ettevõte, see on sõna otseses mõttes värav Eestisse. Tegelikult on tegemist kohaga, kus kõnnib läbi aastast nagu 9 miljonit inimest. Ja see on nagu vägagi seotud nagu kasutajakogemuse ja disaini. Teha kogu see värav korda. Selline tagasihoidlik eesmärk püstitatigi disainibuldoosrile. See teema, millega Tallinna Sadam pöördus disainikeskuse poole või see, mida nad soovisid uurida, oli Vanasadama arendus. See on täiesti uus ala ja idee oli see, et kaasata disaini ja inimkeskelt lähenemist selleks, et paremini planeerida seda ala ja kaasata paremini inimesi. Meil oli siin mitu asja sõelal, aga siis mul tuli geniaalne mõte, mida ma olin ennem ka salaja mõelnud, et teeme ühe promenaadi. Promenaad kõlab ju uhkelt. Disaini suhtes oldi sadamas algul omajagu umbusklikud, aga unistus heas korras Vanasadamast ei jätnud külmaks kedagi. Meie maja arvatavad skeptikud. Inimesed, kes räägivad ainult rahakeelt. Inimesed, kes on üdini praktikud insenerid, kes suudavad iga projekti kohta esitada niisuguseid küsimusi, et sa tunned, et andke andeks, ma olen vales kohas ja poleks pidanud üldse rääkimagi. Mitmed töötoad koos kõigi oluliste huvigruppide esindajatega muutsid aga asja. Siis üllatus küll, et kõik kolleegid tulid kaasa, kui me hakkasime rääkima sellest promenaadist, kuidas seda teha, mis sellega seotud asjad on ja me tegime ühe suhteliselt emotsionaalse mõnetunnise töötoa. Ise veel pärast viskasime nalja, et me arvates kõige suurem skeptik oli veel kõige suurem müügimees sellele asjale. Ehkki suurte numbritega Exceli tabelid on äärmiselt nauditavad, valmistati Vanasadama arendusest igaks juhuks visiooniklipp. Pärast seda oli valmis oma käed külge panema juba igaüks. Paneme oma 10 näpukest tööle ja teeme suuri asju. Nii palju kilduba. Ja meie projektikese nimi on see, et sooviks inimesi saada Kadriorust Kalamajja läbi sadama. Ehk siis avada linn merele. Talgutel oli vaja rajada tee uuele promenaadile läbi kõige selle, mis oli sinna aastakümnetega kogunenud. Siis on minema ja talgutama. Hurraa! Hoog oli nii hea, et kõigil oli selge. Õhtuks on uus promenaad valmis. Meie töögruppi käed ja jäid natuke lühikeseks, nii et me vedasime seda nii kaugele, kui me saime. We knew it was going to be a difficult problem because of the political side of things, the economic side of things. There's a lot of different forces at play. Kohalikud valimised tulid aina lähemale. Selge see, et unistus promenaadist liikus üha kaugemale. Et ühe koha pealt me tahame, et põhjaväil tuleks kiiresti. Teise koha pealt see sama rada, mida me tahtsime teha, on selle koha peal, et kui põhjaväil tuleb, me peame ta üles võtma. Ja hakkas tasakesi see kokku varisema see mõte. Nii võib öelda, et projekti poolajaks oli disainibuldoosril veel skoor avamata. They're in the fog right now. There's a moment when you work with a client where they're in the fog. They don't know which way to turn. Teadsin ette, et kui me tõmbame liiga suure loosongi ülesse ja ebaõnnestub, siis läheb nagu tavaliselt. Kiisage ära palju, tolku vähe. Aga mõte oli seksikas. Kas seksikas või mitte, aga sadamal oli varuks ka plaan B. Täna on siis meie 6. päev, kus me jälgime inimeste liikumist. Meie fookus on peamiselt siis nagu jalakäijad, need inimesed, kes jala jõuavad siit linna. Meie
Oma uurimuses oleme me vaadanud siis erinevatest terminalidest reisilaevadelt tulevaid inimesi. Ja täna me siis jälgime, kuidas kruiisituristid tulevad ja kogevad seda linna ja kuidas nemad jõuavad siit linna. Ühe tööriistana siis kasutati seda, et tehti kliendi liikumisteede uuring või midagi sarnast. Ja meie konsultandid viisid selle läbi ja panid ennast reisija rolli. Terminalist maha, terminalist õue, platsilt linna poole ja nii edasi. Meie, kes me siin iga päev töötame, ei jagagi enam ära, et kuidas tavaline inimene siin hakkama saab. Siin on väga lihtne ära eksida, et siin kohati tundub, et liiklust rikkumata ei olegi võimalik liigelda. Kui sadamaruumides suudab kirjaoskaja külaline veel liigelda, siis väljas eeldas see lisaks toorele tahtejõule ka omajagu õnne, eriti kui liigelda näiteks ratastel. So here was the woman in the wheelchair. See, and so they're helping her out right now. Ma arvan, mis kinnitust leidis on see, et teinekord see, mis on juriidiliselt korrektne või mis on nagu vähim ja eeskirjades nõutav, ei ole tegelikult küll. Et ettevõttel on selgelt huvi, et inimesed teilt oleksid õnnelikud, kui nad sealt läbi lähed ja teinekord on vaja natuke rohkem pingutada. Me füüsiliselt tegimegi siis selle töö alusel ka lausa niisuguse viitade tellimise hanke. Hanke tulemusena kujundatakse ümber kogu sadamaala ja linna viivate teede viidastik. Püüame panna ennast kliendi nii-öelda kingadesse ja silmadesse, et vaadata, et tal on sadamas mugav, turvaline ja selge liikuda. Nii et sadamaala uus ja senisest selgem nägu on disainibuldoosri otsene tulemus.